Tere kõigile! Täna on pühapäev, järjekordne nädal on läbi. Ma olen jälle Tallinna lennujaamas ja teel Brüsselisse. Milline eelmine nädal oli? Ma tahaksin rääkida kahest asjast. Esiteks Ursula von der Leyeni kõnest Euroopa Parlamendis ja teiseks koroonatestidest. Ursula von der Leyeni kõne parlamendis oli, ma olen seda ka varem kasutanud seda väljendit, see oli nagu muusika. Minu kui sotsiaaldemokraadi ja minu kui endise Eesti välisministri kõrvadele. Kõik õiged asjad öeldud, õige tonaalsusega, hüppas väga ilusasti kolme keele vahel, näitas oma pädevust, esines karismaatiliselt, kõik oli tehtud. Ja ometigi jäi paar asja kripeldama. Esiteks jäi kripeldama see, et natuke vähe enesekriitikat oli. Ma oleksin tahtnud kuulda, mis on need õppetunnid, mida Ursula von der Leyen ja tema komisjon õppis märtsist. Koroonakriisi algusest, sellest alguse kaosest, et need ei korduks praegu, 6 kuud hiljem, kui me näeme, et koroona teine laine on tõstmas Euroopas pead. Mis on need konkreetsed tegevused ja kuidas ta veenab ära riigid, et omavahelist koostööd tuleb koordineerida ja tegutseda tuleb koos. Teiseks jäi mul kummitama mõte, et ta rääkis nii vähe noortega. Ursula von der Leyen nimetab oma plaani Next Generation EU, järgmise põlvkonna Euroopa. Aga ta ei rääkinud noortega. Mida noored kuulsid selles kõnes? Nad kuulsid palju numbreid selle kohta, kui palju seadusandlikke akte on kas vastu võetud või töösse andud või strateegiaid planeeritud. Nad kuulsid toredat lugu sellest, kuidas 2 Itaalia tüdrukut pidid mängima tennist oma maja katusel. Aga nad ei kuulnud sellest, mida teeb Ursula von der Leyen ja tema komisjon selleks, et noored ei kaotaks tööd, et noorte haridus ei jääks lünklikuks ka COVID-kriisi ajal, et noortel oleks sellised programmid nagu Erasmus+, kus nad saavad ringi sõita, maailmaga tutvuda, sest nagu te teate, Erasmus+ vahendeid praeguse eelarveplaani järgi vähendatakse oluliselt. Ja kolmandaks, võib-olla tervet seda kõnet läbiva teemana, mis on need konkreetsed plaanid? Kuidas viia ellu kõike seda, mida Ursula von der Leyen meile välja pakkus? Alustades roheleppest, kliimaeesmärkidest, digitaliseerimisest, majanduse parandamisest, kuidas? Laen on võetud, aga kuidas hakatakse, millised on need sammud, mida hakatakse konkreetselt tegema ja millised on need sammud, et see laen saaks tagasi makstud. Ja teine teema on koroonatestimine. Euroopa Parlament pakub sellist võimalust, et parlamendisaadikud saavad enne kodumaale lendu ennast testida. Ma olen seda kasutanud ja minu kogemused on kõige negatiivsemast kõige positiivsemani. Näiteks viimase testi tegin ma 4. päeva hommikul ja siiamaani ei ole ma vastust saanud. Ja siinkohal tahaksin ma väga tunnustada testimiskeskust, mis on avatud Tallinna lennujaamas. Kõik, kes saabuvad kahtlastest riikidest, saavad ennast siin testida. Eesti residendid, Eesti kodanikud saavad seda tasuta. Ma olen seda võimalust kasutanud reedeti, kui ma olen tagasi tulnud ja laupäeva hommikul 8:00 on mul sõnum. Teie test on negatiivne. Uskumatu operatiivsus, uskumatult kasulik, väga hea ettevõtmine. Ma loodan, et seda jätkatakse ja ma loodan, et paljud minusugused reisijad, kes käivad tööl ja Eesti vahet, saavad seda ka edaspidi kasutada. Ja mina muidugi loodan, et mu test jääbki negatiivseks. Mida ma soovin ka teile? Soovin ilusat pühapäeva lõppu ja ilusat algavat nädalat.